seda inimest ka, kes õpetab. Õlaringid ühtepidi, õlaringid teistpidi ja küünanukid paigal ja sissepoole, väljapoole ja ühele poole ja teisele poole. Nii, õlaringid taha, ette ja need, kes oskavad, üks ühtepidi, teine teistpidi. Väga ilus. Ja teistpidi. Nii, käed puusa, puusaringid ühtepidi ja teistpidi ja käed põlvedele ja põlveringid ühtepidi, põlveringid teistpidi ja võite panna veel põlved kokku ja 2 põlve korraga teha, siis just ühtepidi, teistpidi. Nii, sõrm seongusse ja kaelaringid, siis saame 2 asja korraga teha, kaelaringid ka jälle ühtepidi ja teistpidi ja keerame näpud välja, peapised allapoole ja pöiaring siis ka ilusasti. Ja teise jalaga samamoodi. Väga ilus. Nii, pöiad on paigal ja vaatame selja taha. Jalad natukene harki ja vaatame nii selja taha, kui vähegi saate. Ja silmadega vaatame samamoodi. Nii, ja painutame külgedele. Ja proovige käega veel puudutada maad või sokki ja hoidke kõht natukene eespool. Ehk ta venitaks täpselt külje peale. Nii, ja kätehood. Nii, ja põlved harki ja kes saab, läheb siis küünanukkidega maani ka. Niimoodi, väga ilus. Ja liigume ühe jala poolt teisele. Teine põlv läheb sirgeks ka ja pöiasirutust tahaksin ka näha. Ehk siis, kui sa liigud, siis pöiasirutus, teise jala pöiasirutus, ilus. Käed võiksid veel ees ka olla, eks ole? Et siis ta on ilusasti sirge. Just pöiasirutus. Ja ühe jala peal kükid. Nii alla. Ja kätega tõukad. Tubli, siis võtate jala pihku ja selles asendis sa võid ka lihtsalt püsti seista, kes saab, teeb sellega ka küki, lähed alla, nii alla kui võimalik ja proovid sealt tõugata üles ennast. See on nüüd natukene raskem variant. Lähme alla ja sealt üles ka. Kallutame natukene taha. Pea natukene kuklas või natukene ülespoole, et ärge tõmmake lõuga rinnale. Nii, väga ilus. Lähed hästi alla. Tubli. Väga hästi. Tublid. Kes saab, paneb veel käed rinnale. Nii, ja nüüd proovid. Siis ta on eriti raske. Väga ilus. Minu lemmikud, 3 kätte kõverdust, vaatame, kes väga ilusasti teeb. Ja alla, hopp, hoiame ja üles, hopp, seal ei väntserda, vaid puhkame. Alla, hopp, maad ligi, üles, hops ja uuesti, alla, hopp. Kannatame ja üles, hopp. Väga ilus. Nii, raputame käed ära. Nii, kõik raputavad käsi. Ja läheme kõhuli. Käed on sirged ees. Ja plaksutame. Sirged, pöiad sirged. Ja käed kordamööda üles alla ja hästi kiiresti. Ja kiiresti. Ja väga ilus. Hästi kiiresti, pöiad sirutatud. Ja minu kõnes 4 jalga korraga, ehk siis 2 kätt, 2 jalga korraga üles ja sirged käed. Väga ilus ja sirged käed.
ja proovige kätega vastu maad mitte plätserdada, vaid kõrgele üles. Väga ilus. Niimoodi. Nüüd siis külje peale hoidmine. Siin siis hoiame keha sirge, proovige puusad hoida otse. Nii. Väga ilus. Ja ülemine jalg ka sirge, väga hästi. Võib ka küünanukiga teha. Ja teine külg ka, alati tehke mõlema külje peale. Ehk siis ühtepidi ja teistpidi. Ja planku. Ja plangus on hästi palju erinevaid harjutusi, ehk siis keha sirge. Ja nüüd hakkame kõndima. Ja sirgetele kätele, toeng lamangusse ja kõnnime. Ja nüüd 2 kätt korraga ka. Küünanukid maha, kui saad, teed seda jõuga, aga te võite ka natukene hüpata just ja proovid hüpata. Ja toeng lamangus puudutate sirge jalaga diagonaalis kätt. Ilus. Siis minu lemmikud on alati kätekõverdused, panete ühe käe teineteise peale ja proovite siis sedapidi ka veel kätekõverdust teha. Nii, üks jalg üle teise, kanna peale ja kas lihtsalt seisad, küünanukid rohkem külgedele. Nii, ja nüüd proovid alla liikuda. Küünanukid mitte kõrvale, vaid pigem siis külgedele. Jalad allad kokku, just. Ja proovite panna nina vastu maad, varvaste ees kõigepealt. Ja siis tõstame jalad ettepoole ja proovid panna pea siin kandade juures vastu maad. Ja jonipuni harjutus, veered ühe külje peale ja teise külje pealt. Nii, jonipuni harjutus on siis selline, et veered ühe külje pealt selja peale, teise külje pealt proovi hoogu säilitada. Niimoodi, väga hästi. Ja lootusiste. Kõigepealt asetad ühe jala üle teise. Ja selles asendis on siis igasuguseid trikke võimalik teha. Lähme kõigepealt kõhuli. Ja kui sa vähegi saad, suru kõht vastu maad. Väga ilus ja käed sirgeks ja painuta üles. Väga hästi. Nii, proovige lükata kõhud vastu maad. Niimoodi lähme tagasi istuma. Lootusistes proovite võtta tagant varbast kinni. Ja siis veel põlve juures proovite käed läbi pista. Ehk siis pöia eest põlve juurest. Niimoodi, mõlemad käed saad põlve juurest. Nii, väga ilus. Ja kui vähegi saate, siis proovite veel ennast üles lükata. Tubli! Siis kõnnime põlvede peal. Nii, meil on küll siin matid kodus palja põranda peal ei soovita teha, et ikkagi vaadake, kui midagi oleks pehmet all. Siin vaadake, et pöiad. Pöiasirutus mõlemal pool ja proovige minna kõhuga pigem ette. Painutame ettepoole ja sirge seljaga rohkem ette. Ehk siis võib minna ka lihtsalt otsa esisega, aga parem on, kui te lähete kõhuga. Ja pöiasirutust ärge unustage. Ehk siis pöiad sirgeks, sirutame. Nii, ja sama asja võib tegelikult, et te teete seda fleksi asendis, et tõmbadki varbad üles ja painutad jalad harkis sedapidi. Niimoodi. Ja nüüd siis ühe külje peale ka õlaga. Ühele küljele, proovi õlg veel vastu maad saada. Ilus. Ja teise külje peale. Ja proovi veel niimoodi, et keha oleks siin kahe jala keskel võrdselt. Tule õlaga siia keskele poole. Niimoodi. Just. Proovi veel täpselt. Hops. Proovi ükskord veel ja et õlg on veel niimoodi kahe jala siin keskel võrdselt. Väga hästi.
nii, ja jalad koos. Ja kui me ette painutame, võib siis teha nii, et pöiasirutuses painutame ette, proovige kõhuga minna vastu reisi. Ja teise variandina siis tõmbad jälle varbad enda poole. Väga ilus. Nüüd panete rusikad maha, mis on lihtsam, siis on käed pikemad ja tõstame ennast kehaga üles ja võiks muidugi pöiasirutust ka olla, lükkame üles ennast ja hopp, hoiame. Nii. Ehk siis proovime hoida jalad harki kokku, pöiasirutus. Ja nüüd jalad harki, käed jalge vahel ja jälle lihtsam on rusikatel. Aga võib ka panna siis peopesad maha ja sõrmed suunaga ette. Nii on ta õigem ja natukene raskem. Enne hüppeid võtame jalad kaenlasse ja teeme pöiaringid. See on eelkõige selleks, et me saame pöiad soojaks, sest hüpetega võib muidu olla oht, et keegi väänab jala välja, mis on akrobaatikas väga ohtlik. Niimoodi mõlemad jalad. Ja nüüd tõuseme püsti ja proovite hüpata 2 põlve korraga vastu. Ilus. Ja kõrgemale veel. Ja maandute pehmelt ja kõrgele üles. Nii, ja üks jalg haaval, teine jalg on kõrval. Just. Ja üks jalg haaval. Ja naljahüppe põlved koos. Ja hüppame hops ja üks ette, üks taha. Ja proovige hästi kergelt hüpata. Kergelt. Ja külje peale hüppe. Väga ilus. Ülemine käsi võib minna sirgeks, aga võib ka nii-öelda käega mütsist kinni võtta, kui on müts tagurpidi peas. Just. Väga ilus. Ja kergejõustiklase hüppe ristsammuga ja hopp. Nii, ilus. Ja uuesti korraks painutame ette jalad harkis. Ja mõte on selles, et kui me nüüd üles hüppame, võtke pöiasirutused ja vaade ette. Ja kui me õhku hüppame, siis vaatate ette ja proovite selles asendis õhus püsida. Tõuseme uuesti üles, proovige käega lüüa vastu pöida ja hopp, kõrgemale üles ja maandume pehmelt. Ja tubli. Ja koos jalad. Siin on oht selili kukkuda, kui te õigel ajal tagasi sirgeks ei siruta. Ja ette üles. Sirged jalad koos ette. Näed, seal võibki juhtuda, et kui liiga hiljaks jääd, siis kukud selili. Väga ilus. Ja nüüd siis nii-öelda balletihüppe külje peale. Ehk siis hops, külje peale hüppame. Ilus. Aga muidugi võiks olla pöiad ilusasti sirged. Ja see jalg, mis on õhus, see on kogu aeg õhus. Ja alati tehke mõlema jalaga. Teisele poole ka. Ja hops. Ja nüüd siis on see hästi keeruline hüpe, kus sa tõstad jala ette. Nii, ja nüüd proovid sealt üle jala hüpata, aga muidugi peaks olema jalg sirge. Ehk siis ühe jala tõstad ette ja hüppad sealt. Ja vaade on siis teise suunda. Ja alguses võib panna jala vastu maad. Ja jalg on maas ja sealt siis keerad teisele poole. Ja proovi veel kord ette näidata see sirge jalg ja hopp. Järgmiseks breaktantsu ehk tantsuelemendid ja käed on taga ja hüppame üles. Proovige eest ka tõsta jalga kõrgemale ja
ühe jalaga siis on käed ees löövad plaksu, teise jalaga. Just. Ja diagonaalid, kui on maas vasak käsi, siis on parem jalg. Väga ilus. Ja vahetame siis käsi jalgu. Väga ilus. Nii, ja jalg ümber enda, ehk siis tagumise kanna peal kükitame. Siin muidugi tahaks näha ees sirget jalga, sirge jalg, mis ei lohiseks mööda maad, jalg sirgemaks. Üks jalg on kogu aeg kõver ja selle peal me nagu istuks. Ja teine jalg on sirgemaks. Väga ilus. Ja ümberkäte jooks, kus siis nii öelda olete karukõnnis ja vähikõnnis. Teise käe võite veel kõrgele üles ka tõsta. Ja nüüd tuleb kõikide lemmikharjutus. Põlved küünarnukkidel. Ja proovige panna põlved rohkem küünarnuki peale. Ja liikuge peaga natukene õlgadega natukene edasi. Siin võiks ka muidugi pöia sirutust olla. Ja sealt võib minna veel omakorda pea peal seisu. Ehk siis sa paned pea maha, nüüd lükkad jalad üles, lakke. Ja uuesti põlved küünarnukkidele. Ja proovid jääda tasakaalu. Alati vaadake, et teil selja taga ei oleks mingit pudelit või mingit ohtu või mööbli ees, et kui te kodus teete. Niimoodi, jalad külje peale hoidmine. Käed on küünarnukkidest kõverad. Õlgadega liikuge natukene edasi. Ja vaade ka ette. Ja sama harjutus jalad külje peal, nii et käsi on jalge vahel. Ja õlad natukene ette ja vaade ka ette. Krokodill. Näpud on suunatud pigem taha külgedele ja võib ka teha seda kõverate jalgadega, niimoodi on lihtsam, aga muidugi ideaalis võiks olla põlved sirged, pöiasirutused ja ühe käega võite ka proovida, et üks käsi on ees, jalad rohkem harki ja sealt siis hakkad raskuskeset viima kord käe peale ja kord siis jalgade peale. Pea peal seis. Vaadake, et teie selja taga ei oleks ühtegi mööblieset või pudelit. Käed peavad olema kolmnurgas. Ehk siis pea ja kätest, peast ja kätest moodustub võrdkülgne kolmnurk. Kui käed jäävad ühele joonele peaga, siis on oht üle kukkuda. Aga kui teil on käed ilusasti kolmnurgas, siis te püsite kenasti. Käed pea all, peopesad ja küünarnukid suhteliselt koos. Ja edasi jõudnud proovite teha jalgadega erinevaid asendeid, kas siis spiraali või poolspagaati või jalad harki. Küünarvartel seis, siin on kõige tähtsam, et küünarnukid oleksid suhteliselt koos, et ülevalt alla vaadatuna peaks olema küünarvarred otse. Just, ehk siis küünarnukid ei tohi minna liiga laiali. Nii, ja kolmnurgas. Nii et nüüd ülevalt vaadatuna käed moodustavad kolmnurga. Ja proovi jääda sinna tasakaalu.
ja kätel seisuvõistlus, tähelepanu, valmis, läks. Võiks natukene kauem seista, jalad sirged ja uuesti, tähelepanu, valmis, läks. Puusa üles ja hopp. Ja proovige puus üles saada, jalad jäävad harki. Nii, lükkame. Puusad tõstame kõrgemale üles. Nii, ja tireli juurde viivad harjutused, eest tõukad, tagant tõukad. Ja eest kätega ja tagant kätega ümber põlvede kinni. Nii, eest tõukame ja tagant tõukame. Ja nüüd proovime teha täis tiiruga ära, ehk siis eest tõukame ja maandute jalgadele, mitte põlvedele. Nii, ja need, kes saavad, teevad siis edaspidi tirel, lükkad jalad, sirutus, kägar, eest tõukad kätega, sirutus jalgadele, mitte põlvedele. Jalad harkis, põlved on sirged, käed lähevad kõrvade juures maha. Ja põlved on sirged ja ettepoole. Põlved on sirged ja uuesti, käed jalga vahelt vastu maad, käed lähevad kõrvade juures vastu maad ja kogu aeg on põlved sirged. Ja sirged jalad veereme, käed kõrvade juures vastu maad püsti ja ette veeredes siis hops ja proovige natukenegi puusa tõsta, väga hästi. Sealt on võimalik üles saada. Käed laiali, tõstad, kõigepealt tõstad jala nii kõrgele kui saad ja kaugema käe juurde. Tõstad jala nii kõrgele kui saad ja kaugema käe puudutad ära. Ja pöiasirutust tahaks muidugi ka näha. Puudutame ära ühele poole ja teisele poole. Ja võtame pöiast kinni ja kiigume. Kõik võtavad pöiast kinni. Ja see, kes saab, võtab siis ülevalt ka kinni. Vaatame, palju meil täna on neid, kes saavad ülevalt kinni. Ülevalt saavad meil kinni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja ülevalt mõlema käega. Tubli, sokkidega läks meil ka arvesse. Lähme põlvedele ja veereme. Kõht on punni sees ja veereme. Kõht punni. Ja proovime jääda rinnale püsti seisma. Peopesad on alla suunatud, käed on sirged ja veereme. Ja paluks põlved sirged, pöiad sirutatud. Ja pöia sirutust tahan näha, jalad koos. Ja hops, viite puusad kõrgele üles ja toote naks põlved enda alla. Ja põlvede pealt veerete, kõht on punni sees, kätega tõukate puusa juurest ja hops. Ja põlved naks enda alla ja puusad üles. Ja läheme põlvedelt silda. Üles tõuseme nii, et kõht tuleb esimesena ja käed tulevad viimasena. Need, kes ei saa sellega hakkama, need võivad võtta ka pöiast kinni. Ehk siis võtad pöiast kinni ja siis alles tõused. Väga tubli. Nii. Ja pea kuklas ja pea tõuseb siis viimasena. Teeme ühe korra veel. Ja sirged käed. Ja painutame taha, kõht jääb paigale, liigume. Nii. Ja kui tõused, siis tõusevad käed viimasena. Ja maadlus sillas alla. Ja üles. Ja otsa esine läheb vastu maad, üles, alla. Ja sama asja proovite teha nii, et õlad lähevad ka maha.
õlad maha, lõug rinnale ja sealt tõukad. Hops, kõht üles, lõug rinnale ja tõukame üles. Ja tõukame. Ilus. Ja käte pealt liblikasse. Siin vaadake, et põlvede kohal oleks ka matt. Ja muidugi eriti ilus oleks, kui põlved on sirged. Ja vaata, et põlvede alla jääks ka matt. Ja jälgige, et teil ei kukuks kannad vastu pead. See on väga ohtlik, kui on kellelgi väga head tahapainduvus, kannad kukuvad vastu pead, siis võib haiget saada. Ja proovime ülevalt kinni ka võtta. Ja liblikas. Ja käed eest üles. Teeme ühe korra veel. Ja teeme liblika. Valmis ja happ. Ja käed eest, sirged üles. Ja proovime ülevalt kinni ka võtta. Ja liblikas. Ja käed eest üles. Teeme ühe korra veel. Ja teeme liblika, valmis ja happ. Ja käed eest, sirged üles ja proovite võtta varbast kinni. Ja käed eest üles. Parema jalaga spagaati, ehk siis puusad on otse, et ei läheks diagonaali. Ja nüüd proovid sirge jalaga puusad otse ja hakkate ettepoole tulema. Nii. Ja sama asi siis vasaku jalaga. Ehk siis vaadake, et pöid ei oleks mitte sissepoole, vaid ta oleks otse. Ta võib olla ka fleksi asendis või siis pöia sirutuses, aga et ta ei oleks sissepoole. Ehk siis pigem väljapoole. Ja praegusel juhul on siis puusad otse. Ja teise variandina teeme siis nii, et nüüd võivad puusad minna diagonaali ka, siis te suudate natukene allapoole minna. Ehk siis nagu natukene sohki teha. Vaat siin on nüüd puusad natukene diagonaalis ja siis petab ära, nagu oleks spagaat, aga tegelikult on puusad natukene viltu, aga ikkagi jälgige, et varbad ei oleks sissepoole. Ja küünanukid maas, jalad harkis. Ja teeme nii, et ei istu, vaid tulete ülespoole natukene küünanukkidega, just, ehk siis ta venitab ka teid korralikult. Ja nüüd puusad otse. Puusad otse, käed laiali. Põlved sirged. Ja hoiame. Ja lähme maad ligi. Ja ilus. Ja jalad kaela taha. Ehk siis istudes on see muidugi natukene keerulisem. Lihtsam on, kui olete selili maas ja viite jalad õlgade taha. Ja kes saab, tõstab siis ennast tasakaalu. Nüüd proovi lükata põlved sirgeks. Käed rohkem selja peale. Ilus. Ja külje peale käed, jalad, käed, jalad, käed, jalad. Ettepainutus ka. Nii et käed on sirged, jalad on õlgade taga või tritsepsi taga. Proovite läbi painduda. Mina olen Vello. Nüüd teeme